Hei, väike sõber, mina olen Aasia, sinu latevärviline nurumootor. Täna räägin sulle ühe lumise loo. Ühel külmal detsembri õhtul istus Aasia oma lemmikkohal aknalaual ja vaatas langevaid lumehelbeid. Lumi oli alles äsja saabunud ja maailm tundus talle eriti sarapärane. See vaikus, see valgus ja see mõnus tunne, et kohe hakkab juhtuma midagi maagilist. Aasia venitas end pikaks nagu makaron ja otsustas veidi internetis uudistada. Täpselt nii, nagu uudishimulikud kassid seda teevad. Väike käpaga toks ekraanil, väike hüpe klaviatuurile ja siis tuleb välja igasuguseid põnevaid asju. Sel korral juhtus midagi täiesti uut. Aasia sattus e-poodi, kus müüdi kasside talvesaapaid. Pildil oli väike kass, kellel olid jalas pehmed karvased, lumistes metsades jalutamiseks mõeldud Arktika saapad. Aasia kergitas kulmu või seda väikest karvaäärist oma silmade kohal. Ta vaatas pilti, pilgutas silmi, vaatas veel. Saapad kassidele. Ta tõstis ühte käppa, siis teist. Tema aknalaual oli soe, tema köögis oli soe. Ei, tema käppade otsa ju sellised asjad ei käi. Või äkki käivad? Kus küll kassid lumes jalutavad, mõtles Aasia. Ja isegi ta sabake hakkas huvist vibama. Mida rohkem Aasia mõtles, seda segasemaks kõik läks. Lõpuks ei pidanud kass vastu ja kirjutas e-poele kirja. Tere, mina olen kass. Mille jaoks on kassidele talvesaapad? Minul ei ole nii külm. Või kas mul peaks olema? Peagi saabus vastus. Armas Aasia, kasside talvesaapaid on kõige parem kasutada põhjas, kus lumi on pehme ja sügav ning käpapadjandid võivad külma saada. Neid saapaid soovivad kanda kassid, kes käivad Põhjapõdramaal, seal, kus lumi on sügav ja karges taevas säravad tähed ja tantsivad virmalised. Aasia silmad läksid põlema. Põhjapõdramaa, sügav lumi, virmalised, põhjapõdrad. Ta hüppas lausa 3 väikest rõõmuhüpet järjest. Sellest hetkest alates oli asi selge. Ta peab seda nägema. Ta tormas otse kohe akna juurde ja vaatas välja, mitte ühtegi lumehelvest. Ta vaatas seejärel saapaid ekraanil 4 tükki, kõik nunnud. Kui on olemas koht, kus kassidel on päriselt saapaid vaja, siis mina tahan sinna minna. Ta otsustas. Ma proovin need saapad ära ja lähen ise vaatama, mis koht see Põhjapõdramaa on. Äkki leian sealt isegi mõne sõbra. Ja vajutas nuppu. Lisa ostukorvi. Paari päeva pärast koputas kuller uksele. Aasia sai oma saapad kätte, pani need prooviks jalga ja tundis äkki midagi väga kummalist. Saapad hakkasid õrnalt helendama
justkui väike põhjatuulesäde oleks nende sisse peidetud. Ja siis kostis sahin. Aasja vaatas maha. Tema uute saabaste ümber keerles väike sädelev lumehelbe spiraal ja sekundi pärast tõmbas spiraal ta endasse nagu maagiline keeristorm. Kui keeris lahtus, seisis Aasja lumisel metsarajal. Tema ümber sinakas valgelt helendav põhjapõdramaa. Ja seal veidi eemal vaatas teda suurte sõbralike silmadega põhjapõder. Kas sina oled Aasja? Küsis põhjapõder oma sügava sooja häälega. Meie maal räägitakse kassidest, kes tulevad maagiliste saabaste abil siia maailma avastama. Mina olen Ruta. Tule ma näitan sulle, kuidas me siin Põhjamaal elame. Loomad astusid koos talvises metsas, kus lumi pudenes puudelt nii õrnalt nagu unenäo helbed ja nii astus Aasja ettevaatlikult oma väikeste Arktika saabastega. Põder tutvustas end. Mina olen põhjapõder Euroopa poolelt. Meid kutsutakse porodeks, ütles ta ja raputas uhkeid sarvi, nii et ülemisele harule kogunenud lumehelbed ära pudiseksid. Neid on palju erinevaid liike, üle 10. Mõni ütleb meile põhjapõder, mõni poro, aga külmas elame me kõik. Aasja silmad läksid suureks. Sul on ju sarved, aga sa oled põdraemand. Põder noogutas muheledes. Meie oleme ainus hirvlane, kelle emasloomadel on ka sarved. Need on igal loomal veidi erinevad, nagu kunstiteosed. Mul on siin näiteks pikk tüvi ja väike püstine kühvel tipus. Aasja uuris. Kas sul külm ei ole siin Põhjapõdramaal? Meie karv hoiab hästi sooja, selgitas põder. Talvel on mul karv pikk, mille all on õhk ja see muudab kasuka eriti soojaks ja kergeks. Suvel läheb karv lühemaks ja värvus pruunimaks. Nad jalutasid edasi mööda hange, millesse Aasja pidi peaaegu uppuma, aga põder liikus kergelt, justkui hüppega läbi lume. Sa oskad nii hästi joosta, imetles Aasja. Me oleme head sprinterid, uhkustas põder. Karjad liiguvad palju, mõnikord läbime väga suuri maa-alasid. Toitu on talvel raske leida ja vahel pean kaevama kuni 80 sentimeetrit lume alt, nii et välja jääb ainult mu turi. Aasja kujutas ette väikest lumemäge, mille seest 2 põdrakõrva välja paistavad ja itsitas. Mida te siis sööte, küsis ta. Kõike, mis siin kasvab, vastas põder. Oblikad, pajulehed, seened. Aga talvel toitume peamiselt samblikust. Mul on väga hea nina. Leian ju lume alt üles isegi külmunud marjad ja seened. Nad jõudsid väikese lagendikuni, kus taevas läks järsku rohekaks. See liikus ja säras nagu voolav siidilint. Aasja jäi seisma suupärani. Mis see on? Põder vaatas taevasse ja ääretu õrnusega ütles.
Virmalised. Tead, Aasja, alustas ta pehmel häälel. Virmalised on nagu taeva tantsutuled. Need tekivad nii. Päike saadab kosmosesse väikeseid osakesi, nagu pisikesi nähtamatuid täpikesi. Need jõuavad maa juurde, aga maa ümber on nähtamatu kaitse. See on magnetväli, mis suunab need osakesed põhjapoolusele. Kui need osakesed kohtuvad õhuga, lähevad õhuosakesed põlema, aga mitte kuumaks. Nad hakkavad lihtsalt helendama, nagu taevas sütiksid rohelised, sinakad, roosad, lillakad tuled. Nagu võlumaa, hüüatas Aasja. Täpselt, naeratas Põder. Lapimaa lapsed ütlevad, et virmalised on taevainglite ja põhjapõtrade hinged, kes mängivad lumehelvestega. Aasja mõtles hetkeks. Kas teil on ka vaenlasi? Loomades ikka, vastas Põder. Hundid, karud ja ka inimene, kes mu esivanemaid küttis liha ja väärtusliku naha pärast. Me elame looduses umbes 10–15 aastat ja meie pesakondades on tavaliselt vaid üks vasikas, nii et me hoiame üksteist väga. Ta noogutas nukralt, kuid kohe läks tema pilk jälle helgeks, kui virmalised äkitselt lillaka varjundi võtsid. Aasja tõmbas end Põdra külje vastu, seal oli soe. Talvekarva sees oli õhk tõesti mõnusalt soe nagu väike küte. Meie juures ütlevad vanad põdrad, susistas Põder, et kui virmalised tantsivad, siis on kohe jõuluaeg tulemas. Ja kui kassike näeb virmalisi esimest korda, siis see toob talle õnne. Minule! Aasja hääl muutus vaikseks. Jah, ja sinu tulevasele perele, isegi nendele kiisupoegadele, keda sina kord maailma tood. Aasja vajus sabapidi lumme ja naeratas kavalalt. Siis ma soovin, ütles ta, et kõik, kes seda lugu kuulavad, saaksid virmalise pilti vaadates oma talvevalguse ja soovida ühe lumise jõulusoovi. Ja kõrgemal taevas tantsisidki virmalised edasi, justkui kuulaksid nad Aasja soovi. Taaskord kostis sahin. Aasja vaatas maha. Tema saabaste ümber keerles sädelus ja ta mõistis, et on aeg rutaga hüvasti jätta. Loomad soovisid teisele jätkuvalt head elu ja kõikide jõulusoovide täitumist. Ning sekundi pärast tõmbas sädelev spiraal kassi endasse ja maagiline keeristorm viis Aasja taas koju. Aasja puges oma pesasse ja oli saapaostuga ülimalt rahul. Virmalised olid imelised, sosistas ta läbi unenäo. Ja Ruta oli nii lahke nunnu Põdra emad. Ilusat jõuluaega kõigile. Ja sina, väike sõber, säti end nüüd mugavalt, võta ümber soe pleed või tekk ja haara kaisukaru lähemale.
head und sulle!